aga meile on antud funktsioon fx ehk siis või noh, fx või y vahet ei ole. 5 astmel x ehk siis tegemist on sellise funktsiooniga, kui ma peaksin tegema graafiku, kus on x telg ja y telg. No, alustame siis pihta nagu siit nullist. Okei, null ei saa see asi siin olla. Ma teen ainult selle esimese veerand, selle positiivse osa. Ehk siis, kui ma hakkan siit hästi väiksest x-ist pihta. Oota, ma ütlen mõelda korra. X jah, saab olla negatiivne. Okei. Ei tea, kas keegi suudaks mind aidata selles osas, et missugune see funktsioon graafiku peal umbes välja näeb? Mis asi? Jah, ta näeb üsna ümar välja. Hüperbooliks teda päris kutsuda ei saa, aga... Ta on... No mis siis, arvutame mõned punktid talle. Kui teil on lahekalkulaator, siis ta arvutab teil need punktid selle eest. No kõigepealt, kas me saame panna talle negatiivseid väärtuseid? Miks ei saa? Saab küll, astmes võib olla negatiivne number. Võtame mingisuguse hästi, võtame näiteks -10. Mis väärtus siis tuleb? See on võib-olla veits ekstreemne, aga... No, ootame. Mis ta tuleb? Mis siis Y väärtus tuleb? Tuleb mingi 0, mingi ülisuur on ju. Üliväike tähendab. Mis ta umbes tuleb? Oeh, no ta tuleb nagu väga null. Ta on nagu ligikaudu null. Seega jätame lihtsalt meelde, et kui me oleme siin mingisuguse -10 juures, siis ta on nagu väga nulli lähedal. Siis põhimõtteliselt x telje peal. Okei, võtame näiteks -1. Mis siis on? Okei, 0,2 ehk siis kui me oleme siin -1 juures, siis me oleme juba nagu veits kõrgemal, on ju. Noh, päris nii kõrgel ei ole. Oleme umbes siin omadega. Okei, mis siis, kui meil on 0? Jah, kui ükskõik mis asi on astmes 0, siis ta on võib-olla 1-ga. Okei, läheme sinna positiivsesse poolde ja mis siis, kui on 1? X-i asemel 1. Jah, siis on üsna hästi näha, et 5 astmel 1 on võrdne ikka 5-ga. Aga mis siis, kui me võtame näiteks 3? Mis siis, kui me võtame 3? Ta tuleb juba päris suur. Tuleb 125. Seega, kui me oleme juba omadega siin, siis ta on juba siin meil seal laes. Et see asi nagu tõuseb väga kähku. Siin on ta väga-väga x-i lähedal. Ja siis ta läheb nüüd ülesse. Ülikähku. Ehk siis sellise kujuga ta umbes on. Tõuseb väga järsku. Tõuseb väga-väga järsku. Seda see ülesanne ei küsinud, aga lihtsalt teile nagu tunnetuseks on hea luua seoseid, et missugune see graafik nagu välja näeb. Et missuguste x-i väärtuste korral on missugused y väärtused. Aga mis see A punkt meie käest küsib? Leidke vahe f3 minus f miinus 3. Kuidas seda lahendada? Asendal x-i siis selle 3-ga. Jah, täpselt nii. Ehk siis f kohal 3 miinus f kohal miinus 3 näeks funktsiooni puhul välja selliselt, et 5 astmel 3 miinus 5 astmel miinus 3. Ja siin on ainult arvud. Seega
hetkel kiiruse mõttes ma arvutan ta kalkulaatoril välja. Ja on esimesele punktile vastatud. Palju õnne meile. Teine, mitu nullkohta on funktsioonil fx? Laura, mis asi on nullkoht? Sa Maria lähed trenni, jah? Mis trenni sa teed üldse? Ohe. Davai. See tundub üliraske. See tundub nagu kätes peab see väigelt jõud olema. Hea küll, ilusat trenni sulle. Ma pean ka püssida jooksma. Ah, kuhu teil kõikidel kiire? Okei, no jookse. Nii, aga. Ja Laura, mis asi on nulli kohta? On ma ikka saame. Okei, tšau, 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 tšau. Jah. Jah. Ja, kuidas seda arvutada? Arvutame välja, mitu nulli kohta meil on. Kui see lõikab x telga, kui me oleme x telje peal, selles lõikepunktis, mis on y väärtus? X telje peal. Näiteks siin punktis. Jah, 0 on. Hetkel ma tegin siia küll punkte, aga meie see joon ei ole siin y või selle x telje peal. Ta on siin hästi lähedal, aga ta ei ole x telje peal. Aga jah, y väärtus on 0. Seega ei tea, peame arvutama. Ehk siis y peab võrduma 0-ga. Ehk siis 5 astmel x peab olema 0. Nüüd mis peab olema x-i väärtus? Seda saab lahendada logaritmiga, on ju. Log 5 nullist on kui palju? Kalkulaator äkki ütleb sulle. Mis ta ütleb? Sul on see hea kalkulaator. No ma ei tea, mul ta ei ütle midagi, ta ütleb error. Ta ütleb error, täpselt nii, ta ütleb õiget asja sulle. Et see funktsioon ei puuduta mitte kunagi x-telge meil. Ta on sellel väga-väga lähedal, aga ta ei puuduta mitte kunagi seda. Ta on väga-väga lähedal. Seega, mis on vastus sellele küsimusele, mitu nullkohta funktsioonil on? Jah, puuduvad. Ma hetkel kirjutan lihtsalt puuduvad, aga ilus on välja kirjutada ikkagi pikk lause. Et sellel sellel funktsioonil ei ole mitte ühtegi nullkohta. Et jah, see funktsioon läheb sellele y nullile väga lähedal, aga nagu ta ei puuduta seda mitte kunagi. Ja ta ei lõiku. Aga et see, teine punkt vastatud, võtame kolmanda punkti. Sebastian, missugune on muutuja x suurim täisarvuline väärtus, mille korral fx on väiksem kui 2020? See on pikk lause. Jah. Aga okei, võtame tüki haaval. Missugune on muutuja x? Kus kohas on meil muutuja x? Selles üles. Mida? Siin on? Jah, täpselt nii. Et missugune on muutuja x suurim täisarvuline väärtus? Tahetakse selle suurimat täisarvulist väärtust, mille korral fx on väiksem kui 2020. Ma siin tahan, mida see tähendab. Jah, siin on, kuidas ma seda selgitan? Mõelge sellele x-ile mulle mingeid täisarvulisi väärtuseid. Mõelge mulle mõni. Näiteks 5 astmel 2 on ja mis selle väärtus on? 25 on, täpselt nii. Öelge veel mõni täisarvuline. 5 astmel 20. Okei. See on juba nagu väga suur number.
aga see on täitsa hull. on jah, see sobib, aga see on väga suur number. ma ütlen, et see on mingi, ma ei teagi, see on mingi. võtame vähemalt, on 10. no see on ka väga suur number. okei, võtame 5. ei, 5 ei ole täisarv. ei, 5 sobib. 5 on ka täisarv. aa jah. 5 astmel 5, see on juba, ta ei ole ülisuur. ta on 3125. jah, 3125. okei. võtame ühe veel, võtame näiteks, ma ei tea. 4. teeme 4. 5 astmel 4, mis selle väärtus on? 625. okei. me panime nüüd X-ide asemele mõned täisarvulised väärtused. meil huvitab, missugune on suurim täisarvuline väärtus, mille korral see fx on väiksem kui 2020. ehk siis hetkel see 5 on juba mängust väljas, sest et tema väärtus on 3125. see on suurem, aga meil on vaja väiksem. sa proovisid 4,7 ka või? olgu, hetkel sa astusid välja sellest, et see X peab olema täisarv. 4,7 ei ole täisarv. 4, jah, hetkel on vastus siin tahvli peal kirjas, et see 4 ongi. et 5 on juba liiga suur, võtame ühe täisarvu väiksem, 4. jah, ja see siin klapib. 625 on väiksem. ja see sobib väga hästi. see on siis siuke nagu lihtsalt proovimise teel leitud lahendus. aga kuidas leida, kuidas nagu kiiremini jõuda vastuseni? jah, täpselt nii. 5 astmel X on võrdne 2020 on ju, et mis seal X peab olema, et kogu see asi võrdub 2020-ga. loog 5 2020. mis ta tuleb? noh, tuleb umbes siia mingi 4,7. 4,7. seega sellele arvule kõige väiksem nagu täisarv. et sellest üle minna ei tohi. 4,7, lahutame selle murdosa maha ja jõuamegi 4. see on siis nagu justkui nagu see kiirem lahenduskäik või fancy nii-öelda. et kuidas jõuda selle 4-ni. et 4 on siin see vastus. nii, aga ma panen selle viimase punkti D siia. nii, Merleen, leia mulle selle funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul 2 kuni 12. mida see ülesanne tahab sulle? tahab, et need vastused jääksid sinna vahemikku 2 ja 12. jah, et ta tahab, et see suurim vastus jääks sinna vahemikku, väikseim vastus jääks sinna sama vahemikku 2. jah, et me oleme X-telje mõttes siis oleme, me oleme siis 2 kuni siis oletame, et siin on 12. me asume hetkel nagu siin. et me tahame teada, et mis on selles vahemikus kõige väiksem lahend ja mis on kõige suurem siis selle joone vastus. kas me paneme nüüd samamoodi, et loo 2. log 5, 2. ja mis see on? ma tean, ma pakkusin. meie roll on vaata just arutada. tuleb tupi. Pigo, probleem. Piga latta. siin on tegelikult nagu sellist fancy't, see isegi logaritmiga ei ole seotud, mõelge loogiliselt. kas lihtsalt ei ole see 2x ja 12y või nagu? no mis on y väärtus siis, kui x on 2? 25 on ju. siin on siis, kui me jõuame selleni, siis y on siin 25.
tahetakse selle lõigu Y-i kõige väiksemat ja suurimat väärtust selle funktsiooni puhul. asendad sinna x-i peale kohe. mida? mida asendad? nagu sinna 5 üleval oleva x-i asemele 2 ja siis pärast 12. ja miks? sest siis mul on y-i väärtus. ja aga missugused, miks sa siis? ma saan vähima ja siis ma saan suurima. täpselt nii, sest et see on ju tõusev funktsioon on ju. et mida kaugemale siia me lähme, seda kõrgema selle y väärtuse me saame. et hetkel see on nagu, kui sa vaatad lihtsalt seda joonist, siis on näha, et ta siin aina kasvab. et mida rohkem siiapoole ma lähen, seda suurema y väärtuse ma saan. seega hetkel selle lõigu kõige väiksem y väärtus on siin. kõige suurem on vähe räigem. ja kõige suurem on nagu see jah, see on siis 5 kohal 44 miljonit. ei, seda ei olegi isegi küsitud. on küll küsitud. ikkagi tahetakse jah, aga siis nagu, no oota, mis see oli, 244 miljonit 140 625. jah. aga ma arvan, et siin sobib, kui te ütlete selle 5 asemel 12. ma usun, et te ei pea seda pikka siin välja kirjutama, aga nagu see on õige, see ei ole vale, see on õige. kui ma eksin, siis üks vastuse saaks, ma nagu enesekindlust siit-siia nagu päriselt. ja ma tean seda ma ei usuks tunnet. mitte kedagi, kui keegi ütleks mulle, et see on õige vastus. aga peab usaldama ennast mõnikord, kui sa saad ka koleda vastuse. aga ma ütlen, et kui sa saad eksamil koleda vastuse, siis kontrolli enda lahenduskäik igaks juhuks üle, sest tihti need vastused on ikkagi pigem kenad.